nüüd meeles pidades, et tehakse seda kõike sellisel mõistlikul kiirusel ehk siis ajaga tutvumise kiirusel. Ja meeldivaid tõdemusi siis meil siin hulgime kuulab, et kokku on tulnud jälle siis tubli kogus Eesti noori autovõistlejaid, autosportlasid ja võtsa siin nõuks tabeli aasta 2004 alates keskkonnastunud siis arenenud ja keskkool on jõudnud, siis võtsin tabelisse nii-öelda mõningase koguse tegelasi, kes väärinud või väärinud 6. hooajal 5. aastal esimese aasta võitjaga klassis J16 ja selleks on Sulev Haamer. Kahjuks sain Sulevi telefoninumbri väga hilja ja siis eile öösel praktiliselt eile õhtul on huvitatud tulema siia lihtsalt meiega koos täna esimest 6. hooaja Timo Meiskonen jättis esimese Tallinna vahele, aga enne asi käis, et maksid kõikidel etappidel kaasas. Nii et selline Jotja vastuteos. Tarmo Tiils, Jaanimäe klubi esindaja on siis tänane külli sõitmas ja Tarmol on hea võimalus harjutada ja sõitnud ennast paika Tallinna ralliks, kus ka tuleb teha 2 katset, see on puhas asja. Näiteks möödunud aasta hooajast siis meil klass J16 ja eelmine aasta oli selles klassis kokku 22 võistlejad, 22 võistleja hulgas suhteliselt pingelises heituses võitnud lõpus, sest et suutis ta saada jagu rahvasprindisarjas tegelikult Läänemaa meistrivõistluste ja Hepakat karikavõistluste sarjast ja J18 klassis siis oli tema võitlus siis Mikko Kaunis, Toni Küsur ja Oliver Pilsi vahel käimas ja lõppes see sellega, et Mirko Kaunis tegi siis viimases sõidus ligi 2-sekundilise paremuse ja kõigil kolmel nimetatud poisil oli 3 punkti, aga just seesama viimase sõidu aeg tõi siis Mirko poodiumil käib Mirko, no ma arvan, et mingi 2-3 korda kuus vähemalt, kui aga vähegi mingisugused eelmise aasta võit, siis kui ka veel varasemad aastad siis tuli Mirko klassi J16 teine laine püüa selles J16 klassis, kus meil kes varatamatel aastatel selles klassis kõva tööd tegid, on kõik ära kadunud ja läinud kodus kõrgemale, ehk siis klassi J18. Uusi tulijaid, Torrel, Tanel Treiel eelmise aasta nii-öelda alustas ennast võistlemist Kaspar Kasarik, kuigi esimest täis
Sepp ja nagu siin juba mainitud, uus tõusev nais autospordis Triinu Meltsov, nii et J16 klass on suhteliselt nii-öelda uus ja lahtine, nii et noortesprindis hakkavad alles need tähed siin välja selguma ja nagu mõtlesin, Oliver Heinso ning Mirko Kaunis on need, kes on siis paar aastat seda selles klassis, mis järgmisena meil rajale minemas, number 5 oletan. Karel Tõmba eelmisel aastal tuli Tabasaluvajalt nii-öelda siia peale sellesse sarja ja Rannu saavutas 5. koha, ehk siis oktoobrikuus toimunud võistlusel eelmise aasta Tabasalu võistlusel septembrikuus ja Karl on siis nüüd nii-öelda jäänud sellesse sarja ja on püsivalt siin sees ning püsivalt Tanel Treiel tuli eelmisel aastal võistlussarja sisse ja alustas siis juba Tallinna etapilt, mis toimus siis Lauluväljakul maikuus ja Tanel sai parim tulemus oli tal Saaremaalt 4. koht 15. juhul siis oma esimese aktiivse võistluse mandril ja tema vanemale ja kogenumale Oliver Vilsile oli siis päris kõva, et Oliver Vilsi esimesel katsel oli Oliver peal, teisel Raido ja siis vastupidi jälle, nii et lõpus katsel olles siis õnnestus Oliver Vilsi rahvusprindi etapp oma klassis võita, nii et Raido Rehepopp, lugu juurde veel. Ei olnud ise üldse kindlad selles, aga hea meel on mul tõdeda, et täna nad siin on. Järgmine läks rajale aga juba saarlane ja numbri 10 Kennet Sepp, siis perekonnanimi Saaremaa Sepp mõttes vähemalt hunniku suure koguse erinev ja esimesel võistlusel sai ta 2 punkti kätte. Motospordilikult uus auto nimega Toyota Starlet, kui Saardehki mehed ei sõida Toyota Starletiga, siis on midagi väga kurba lahti. Igatahes on Seppal Kennetil see täiesti oma auto ja harjumine vast minu teadavast 3. võistlus alles selle autoga, nii et läheb natuke aega Kesk-Eesti rahvaralli. Poisid, kena aplaus peaks olema tüdrukule, kes tuleb täiendab ridu, kui me hakkame järjest võtma Maila Vaher, siis läheme, kes meil siin veel, Kristi Kutser, Kati Riidak, nüüd täiendatakse taas uuesti seda Õrnemaa poole, selle peale peaks kohe kõhatama, Õrnemaa poole osab tähtsust noorte rahvast kui noorte sprindis ja see, kes seda teeb Võrumaalt siia Tabasalu võistlema tuli. Esimene selline aktiivne võistlus sellises seltskonnas. Ja just täpselt, et ei tea me veel iial, mis see aegki välja tuleb. Esimesed ajad peaksid olema meil õige aktiivkahvis olemas, seda me saame kohe näha. Meil siin internet toimib. Nii, Mirko Kaunis 56,2 oli.